mälestada täna Sangre lahingus hukkunud meie inimesi, kes hukkusid vabaduse eest, hukkusid selle eest, et meie saame siin oma Eestis kõneda eesti keelt. Kas Eesti lippi peaks? Kus on miski jahe? Täna 80 aastat tagasi, 29. märtsil oli reedene päev. Ja sõda oli just lõppenud. Uus võim oli meid okupeerinud ja mehed olid metsadesse pudenenud kaitsma oma kodumaad. Oodati valget laeva, oodati imet, et kohe-kohe tullakse meile läänest appi ja me saame oma maa uuesti vabaks. Me kõik teame, et seda ei juhtunud ei 46. ega 53. ei 76. ega 83. Aga me võitlesime ennast vabaks küll südametes. Ja ega me südametes olimegi kõik vabad. Aga me olime vabad tänu nendele meestele, kes seda võitlust metsades pidasid. Huvitaval kombel on just märtsi lõpp ja aprilli algus peale sõjajärgses metsavendluses olnud lahingute rohked. Nii 46. kui ka aastaid ja aastaid edasi 1. aprillil on Võrumaal Puutli lahing. Miks see just nii on, ma ei tea. Aga need mehed, olenemata millal oma südametunnistuse järgi, mõeldes meie peale, meie rahva peale, meie inimeste peale, andsid oma kõige kallimat, oma elu. Ja ma tahaksin nende meeste mälestuseks lugeda ühe palve. See palve on küll aegade tagant, aga see on igavene.
armu isa, raskel ajal varja mu kodumaad. ka sisemist häda hoia tast eemal, et teda ahastus ei kõigutaks ega vale vaim kuputaks. ole isade, emade troost ja abikaasade kilt. kuivata silmavett, vaigista muresid, pühitse leina. sina, kes sa ütled, ärge kartke mitte, täida mind tõsise isamaa armastusega, et see minus põleks kui tuleleeg. aita mind vapralt ja vahvalt võidelda viimse veretilgani. anna mulle murdmata truudust ja otsata püsivust, et mu isamaa, et mu rahvas mind julgelt usaldada võiks. seda kõike anna mulle, issand. igavene rahu olgu nendel meestel, kes selles võitluses, oli see ka üks naisterahvas, võitluses langesid ja hoidsid seda vabaduse sädet meie südametes kuni tänase päevani välja. Aamen. ja ma palun nüüd teil tuua värjad ja küünlad nende vaprate meeste mälestuseks siia kivi juurde, kes on siia ümber maailma. Vapratele meestele, kes meie vabaduses sõdisid, kes on läinud varjude riiki, väike varjukelluke mälestuseks. mitte kõik mundrid alati ei ole õiged seljas. ei tea, kas endagi munder tänasele arenevale maailmakorrale sobilik on. võib-olla valel ajal, vales kohas, valed sõnad, aga meestel olid õiged teod. Suur tänu teile, et olemas olite ja puhake rahus. Kodumaa ei unusta teid. Annan nüüd sõna. Tutvusta ennast kõigepealt ise ja siis. Head kohalolijad, Taimo Indberg, Eesti Leegioni sõprade klubi ajaloosena. Täna siin Saarde kalmistul oleme tulnud mälestama neid vapraid Eesti sõjamehi, kes 1946. aasta märtsikuus vaba Eesti ees võideldes oma elu andsid. Nii nagu Ruuben Lambur tavastas siin ühes viimaste veteranide, kuigi viimased 6 meest veel elavad meie keskel tänasel päeval, soovime tervist öelda, et need mehed ei unustanud vannet. Ja need samad sõjamehed, kes siin lahingus langesid ju, neile tehti ka ettepanek, et andke alla
laske nii-öelda ennast punastel vangi võtta. Aga neil oli meeles need Jüri Uluotsa sõnad, mis Uluots 7. veebruar 1944 ütles, et tuleb võidelda Eesti vabaduse eest. Ja need mehed pidasid seda vannet sõjameestena Eesti riigile ja rahvale kuni oma lõpuni. Nad valisid võitluse tee. Paraku 39. aastal tõesti mõned Eesti riigi juhid loobusid sellest vande täitmisest, nii nagu ka Poola sõjavägede ülemjuhataja, kes 18. septembril 1939 pages lihtsalt ära ja jättis 2 vaenlasega võitleva Poola armee maha. Paraku selliseid väejookse oli, aga need sõjamehed jäid lõpuni truuks. Mõned mehed nendest olid ka kuulunud Eesti leegionisse ja kindlasti oli siin ka, kõiki need nimesid ei ole veel meie ajaloolased vast ka läbi uurinud, ka neid mehi, kes olid oma kaitses või oli neil olnud Eesti riigi teenistuses, kohaliku omavalitsuse teenistuses. Ja kõik nad olid ju tegelikult sõjameestena ja Eesti inimestena Nõukogude okupantidel pinnuks silmis. Aga need mehed valisid võitluse tee ja nad olid ju kuni 1993. aastani maetud metsa, nende haual ei olnud seal hauatähist ja Nõukogude okupandid ju ei pidanudki neid inimesteks. Aga paraku 1994. aastal, just nimelt sel ilusal aastal Eesti rahva jaoks, kui 31. augustil 1994 Nõukogude okupandid kapituleerusid ja oma viimased väeriismed teine poole Narva jõge tagasi viisid. Muidugi 5. kolonn jäi kahjuks siia. Sai siia sellele hauale ka väärikas hauatähis. Need inimesed on meie kõigi südames ka täna ja ka täna me läheme veel nende lahingupaika meenutamaks nende võitlust, mida nad pidasid täna 80 aastat tagasi. Aitäh teile, et ei unustanud vannet. Elagu vaba Eesti. Elagu kõik need sõjamehed ka, kes praegusel hetkel võitlevad Ukraina rindel, sest nad võitlevad ka põhimõtteliselt meie eest, et ei saaks kedagi enam kunagi orjastada. Ja veel teen ühe ajaloolise meeldetuletuse. Teine maailmasõda ei saanud alguse mitte 23. septembril 1939 Molotov-Ribbentropi paktist. See on vale tõlgendus. 38. aastal istusid laua ääres 4 inimest. Kes need 4 oli? Inglise peaminister Neville Chamberlain, Prantsuse peaminister Edouard Daladier, Itaalia diktaatoriks hakati hiljem nimetama Benito Mussolini ja Saksa riigi kantsler Adolf Hitler. Viimasele parseldasid seal sama laua ääres Daladier ja Chamberlain maha Tšehhoslovakkia riigi. Selle laua ääres ei istunud ühtegi Tšehhoslovakkia riigi esindajad. Ja see oli aastal 1938, mil sai alguse teine maailmasõda, kus riike ja rahvaid hakati kauplema kellegi teise orjudesse. Ma loodan, et kunagi enam Eesti riigis ei juhtu enam okupatsiooni, aga selle nimel, et seda ei oleks, peame me olema igal tunnil, igal minutil valmis võitlema, nii nagu tegid meie esiisad 1820 vabadussõjas 1. detsembril 1924 Tallinna tänaval, mil nad bolševikud puruks lõid, või Eesti leegionis alates 1940. aastast kuni 1944. aastani ja hiljem metsades veel 1944, 1954, kui oli suuremaid relva vastupanu väljaastumisi Nõukogude okupantide vastu, nagu ka siin 1946. aastal. Aitäh teile veel kord, auväärt sangarid, ma tänan ka kõiki, kes on täna siia tulnud. Elagu Eesti! Aitäh sulle! Kas täna on siin ka kedagi, kes on selle ümbermatmisega seotud olnud? Ma kõiki teid ei tunne, aga tahad sa äkki meenutada paar sõna sellest? Sina olid, mis aastal see oli? 94? 94, jah. Räägi paar sõna. Ma eriti palju ei mäleta. See oli 30 aastat tagasi või rohkem. Ma olin vist teeninud enne seda just Eesti piirivalves. Ja siis oli koduva uurija, mäletad vist oli
äkki või? Arnold on ei, üks Aino Lepp, jah. Ja tema siis võttis ühendust kõikidega, keda ta leidis sugulasi, et oli Prügimäe laiendus käsil ja seal on üks kivi, mille all on siis nagu need, kes siin praegu on ümber vaetud. Ja siis sai kokku mindud ja tuldud ja läksime siis, kaevasime nad siit välja. Ja edasi tuli Pärnus siis viidi ekspertiisi, kus tuvastati iga mees ja edasi tuli juba siis ümber vaetamine. Tegelikult haruldused leitakse veel noh, et veel kuskilt leitakse metsadest mehi, keda ümber maetud. See on suur asi, et pühitsetud mulda meie kangelased kõik saavad. Tol ajal oli veel paar inimest, kes veel teadsid midagi ja hoidsid seda kohta nagu mälus, et ega seda nagu eriti tähistatud ei ole. See üks kivi oli teatud selle kivi lähedal. Kuskil seal on ja sealt hakkasime vaikselt siis vurgitsema kühlitega ja läbidetega. Ja hakkas välja talama, sellest madal aus oli. Ja õnnikus nad kõik olid, peaaegu üle valatud. Ja, oli nende venelaste omaaegne praktika. Jah, et seal, et omaksid pidi saaks neid välja kaevata ja ära tulla. Ega eks see suur ime on, et asjad juhtuvad, aga Jumalal on omad seadused ja asjad juhtuvad siis, kui nad juhtuma peavad. Eks neid mehi on metsades veel, kes ootavad et neid tuvastatakse ja et neid austatakse. Kuigi mõtetes me oleme nendega kogu aeg. Suur tänu teile selle vaikse hetke eest, selle mälestus hetke eest. See on suur asi. See on suur asi inimestele mälusse jätta, mälus hoida ja mitte unustada seda paika ei siin ega seda kohta, kus mehed ka võitlusid ja kuhu me ka siirdume. Et lõputuseks siis laseme ühe laulu ja mõtleme nende meeste peale siis tegude peale ja mõtleme meie vaba Eesti peale.
teile kõigile, kes te tulite. Ilusat palmipuude püha ja ilusat kevad. Ei, kambapütti ei taha teha. Teeme ühispildi ka, jah? Küll me seda ka jõuame. Ametlikku osa ikka läbi ja... Õnne! Vaikselt. Seal metsaserval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsaserval väikses majas on pesa teinud punased. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Ja meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha tiiblat eira. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Ja sinu sõstra mustad silmad ei liial hullunud, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Ja oma lippu siin musta valge me ikka au sees hoiame. Ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Mul isa ema lasti maha ja naine viidi Siiberi. Nüüd kõnnin mööda metsaramu ja tapan veenes vigasi. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Seal metsaserval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsaserval väikses majas on pesa teinud punased. Aitsa, ai velle, me metsavennad oleme. Aitsa, ai velle, me metsavennad eestlased. Seal punker 13 oli kord, kus metsavennad sees. Kui sinna heideti granaat, pask pritsis kõrgele. Seal punker 13 oli kord, kus metsavennad sees. Kui sinna heideti granaat, pask pritsis kõrgele. Kartis ka kurat, kui õhus kõlas puuk, kus varem punker asetses on ainult musta vauk. Kartis ka kurat, kui õhus kõlas pauk, kus varem punker asetses on ainult musta vauk. Mütside peas särab surm ja kasvab võitlusraed, kohe vaenlasele põue hirm, kui prahvatab me naer. Mütside peas särab surm ja kasvab võitlusraed, kohe vaenlasele põue hirm, kui prahvatab me naer. Vanka kausi, et vildid välguvad, sest meie käed on osavad su habet kitkuvad. Vanka kausi, et vildid välguvad, sest meie käed on osavad su habet kitkuvad.
kitkuvad. Vaid kakaosi, et vildid välguvad, sest meie käed on osavad suhabed kitkuvad. Kes ei tule sõbrana, las parem lahkuvad, me kohtleme neid tõprana, kõik maha lööme nad. Kuid kes ei tule sõbrana, las parem lahkuvad, ning kohtleme neid tõprana, kõik maha lööme nad. Kes veel on elus, nüüd kokku hoiame, küll pärast surma niikuinii kord põrgus kohtume. Kes veel on elus, nüüd kokku hoiame, küll pärast surma niikuinii kord põrgus kohtume. Ükskõik mis napsu rühmame, on ämber see või too. Kui kallame, siis iga mees seag on veel täisen joo. Ükskõik kus napsu rühmame, on ämber see või too. Kui kallame, siis iga mees seag on veel täisen joo. Sa tuulehe kallis ja veel kord kokku löö, sest kui ma juba olen laip, siis enam ma ei joo. Sa tuulehe kallis ja veel kord kokku löö, sest kui ma juba olen laip, siis enam ma ei joo. Oma kauni kodumetsaraan seisan kallim mina relvanal. Mõtlen meie väikse Eestile, mida rüvetab me vihat vaenlane. Haili, hailo, meid kutsub kauni kodumetsa kaja. Isad, emad, ausus, usk ja tõed. Kodupinda vaevab jõhker võim, bolševike saagi ahne röövli hõim. Haili, hailo, meid kutsub kauni kodumetsa kaja. Millal lõpeb alandus ja vaev, kaob me pinnalt võõras vägivald, turjalt punareeturite võigastald. Meid kutsub kauni kodumetsa kaja. Eesti metsale siis oodiloon, tänusõnad laulukangaks koon, et meid varjanud raskel ajal, võõra vägivalla ajal isamaal. Haili, hailo, meid kutsub kauni kodumetsa kaja.
see on niisugune koht, kus isegi sõnu ei ole vaja. Päris. Jumal ikka palju lubada. Aga räägi see sama jutt nüüd räägib kaamerast, meie juures oleks. Sina oled kohalik, sa nagu rohkem tead ajaluse ja Kiamaa ei ole kohalik. Nad mehed uppusid rongusoostikus, õigem öelda, ja nad toodi siis Tali vallamaja juurde Talli, siis jäeti äraturmiseks inimestele, ega kohalikud väga ei julgenud sinna minna ja nii mõnigi palus väiksel lapsel minna vaadata, kes seal on ja palju neid on. Ja ega see esimene kord siin ei olnud. Aga ühel öösel siis vallasekretärina olnud naisterahvas viis meestele peale valged linad. Ja hommikul, kui kohalikud punased tulid, siis nad revisid need linad puruks ja tampisid siis sinna sõnniku sisse. Paar päeva hoiti mehi siis veel vallamajas ja peale seda siis hobuvankriga öösel toodi nad siia. Maeti maha. Suhteliselt maapealne haud. Ja arvati, et keegi ei tea, et tegelikult ka minu ema teadis juba 3. päeval, kus see haud on. Ja nii ta rahu jäi siia ja ega keegi ei julgenud ju tulla ka, sest et suured paraadid olid selle asfalttee ääres nõukogude ajal, kui neid hukkunud punaseid meeles peeti, aga neid mehi nagu ei peetud meeles. Lahinguskohta enda kohta on nii palju, et 28. õhtul läksid nad Soobele ära. Tegelikult lahingupaik on Eesti piirist 100 meetri kaugusel Rabasaare peal. Ja praegugi on seal näha põlenud puud ning need jäid 3 tule vahele. Läti poolt tuli hävituspataljon, Häädemeeste hävituspataljon ja Kilingi-Nõmme hävituspataljon. Neil ei olnud tegelikult sisuliselt pääs. Ja minu bioloogiaõpetaja mees on sellest lahingust osa võtnud ja tema käest on ka nii mõndagi olen kuulnud. Aga me teame, et seal ka mehed pääsesid. Aga lõpuks leidsid ikkagi oma haua peale välja arvatud 2 meest. Seal samases kõrval, kus lahing toimus, oli kogemata 4 mehe punker, kes pääsesid puhtalt, sest et neil oli maalane punker, mitte maapealne punker. Ja ega seal ilusalt midagi ei olnud, kõik, kuidas nad ennast maha lasid ja kuidas õhku lendasid, ainukene mõistatus on minu jaoks see, et Rongu Metsapai talu juurde olevat toodud miinipildujad, osa räägivad tal kauritest ja olevat vaatad tuli nende pihta. Kõik, ega ma rohkem ka ei tea. See pidi ikka hirm olema, kui sa tuled mingisuguse 20-25 mehe vastu sellise seltskonnaga. Sellisel ajal, ütlen sel ajal ma arvan, et ma pakun täiesti umbes, aga sellel ajal võis siin metsas olla 300-400 meest. Ja need ei olnud mitte relvitud mehed. Ja, no arusaadav, aga oleks nad kõik pundised, siis võib-olla oleks lootust rohkem olnud. Olid pundis siin mitte kaugel, siit linnulennud 2 kilomeetri kaugusel üks 40-meheline jõuk, kes, jõuk. No, jõuk ikka. Ja lükkasid metsast kauritorud välja. Hävituspataljon mängis kase all kaarti 3 päeva. Kaevasid kaevikud, maskeerisid ilusti veel leppadega ära ja ootasid selle momendi ära, kuna nad kokku korjati ära viidi. Lahingut ei toimu. Kaval. Nii ta on ja ma siin ennem ütlesin, et tegelikult seda asja on natuke uuritud. Enne mind ka vanemate käsikirjad. Siin on inimesi, kes on mulle andnud materjale. Ja tüdruku töö sai kokku kirjutatud, nii et töös on 34 punkrit. Mis on, ma ütleks, 15 korda 15 kilomeetrit. No see on, siin on ka metsad, kuhu need ehitada, mõtlen. No jah, aga neid ju hukkasaamisi oli ju puhta lollustust.
kui täna sõitsime üle Viiseriiu silla, siis ju 44. aastal 2 metsamenda võtsid kätte, läksid hävitusvataljoni vastu rasku kuulipillu kahekesi, loomulikult ega see midagi head välja ei tulnud. Nii et ja siin, ma ütlen, et kurb on vaadata seda seltskonda ja maa on tühi. Ja aeg on oma töö teinud. Suured jõukad talud. Peaaegu igal talul oli üle 100 hektari maa. Ja ega 41 juba rappis siin kõvasti. Eks see oleks vaja käia ja kõik, aga ja muidugi selle punkri otsimisega oli see, et tõenäoliselt oli teadjaid. Aga 4 aastat tagasi veel, või oli 3 aastat tagasi, viskasin Facebooki, et täna on selle lahingu aastapäev, on ju. Ja selleks hetkeks me punkri kohta ei teadnud. Ja siis tuli Järja endine metsaüle Rein Kohv ja ütles, et see kvartal, et otsi. Aga kõik me teame, et kvartali numbrid ju muutusid. Aga nii kui Lidari pildi ette võtsime, nii oli selge, kus, mis. Et Lidari pildi järgi võite otsida kõik välja, mida vaja. Sa näed ära need... Ilusti, seal on muidugi neil nii, et punkri kõrval on veel 3 eraldi auku. Tõenäoliselt hoiti seal siis toiduained või midagi. Ja siis väljajooksukraavid ja kõik on näha, aga jah, kahjuks eelmine aasta me üritasime siin kohalike kaitseliitlastega, et taastaks selle punkri, aga nagu ma seal kellelegi juba ütlesin, et Muinsuskaitseamet andis selleks loa, ei näinud mingit probleemi, Keskkonnaamet nägi probleemi ja salastas kõik kirjad 75 aastaks. Keskkonnaamet ütles ju avalikult maha, et nemad on kiskjad ja peavadki omavalitsuse mukk. Kõige rohkem tigedaks... Jumal tänatud, et ütlesid, nüüd sa tead, kes vaenlane on vähemalt. Ja ma ütlen, et Sandre sellest metsavahionist või metsavahionist sai räägitud, oleks ma tol korral, kui ma seda onni lasin ehitada Kiki rahadega. Oleks teinud selle koha peale? Ma oleks teinud selle punkri. Saarjõel me tegime samal ajal punkri kord. Ja nüüd oli siis, kui see avamine oli, siis oli ka see sama asi, ma rääkisin, et tegelikult räägitakse Sandra lahingust, Sandra küla oli ligemal. Aga tegelikult lahing toimus Rongu küla territooriumil. Ja kui onn oli valmis ja peaaegu stend ka valmis sinna juurde kirjutatud, siis selgus, et me oleme vale küla maa peal. Me pidime kiiresti muutma stendi ja selle onni nime. Ja mis siis aitas, oli rahvusvaheline projekt ja Läti poolt oli projekti vedaja Sandra. Ja me muutsimegi selle onni nimeks Sandra onni, mitte Sandra. Ja 2 nädalat hiljem, kui ma selle onni juurde läksin, siis ma leidsin tagant metsast. Leidsin ühe kuju, mis vaatas edelasse. Puuskuju pandud sinna ja siis ma ei taibanud seda. Nüüd ma tean. See kuju vaatas punkri peale. Ja kes on Ainolepa raamatut lugenud, siis metsamehed lõikasid selle punkri juurest välja puusse lõigatud Saksa sõjaväelase bareljeefi ja seda kutsuti idavalvuriks. Ja see bareljeef peaks Ainolepa, ma ei tea, järglaste käes on, kelle käest on. Mis see raamatut pealkiri on? Elusurnu kõige... Meil on seda kuju äkki näinud Aino käes. Issand. Mis tõmba kuju on näinud? Aino oli see kodus. Ei, ta on 2 raamatut, uust raamat, kusjuures 2 raamatut vedeles, vabandage, aga vedeles Kilingi-Nõmme jäätmahoidja, kurisin nad sealt ära. Aga ta oli kallis raamat. Nii kaugele olen jõudnud, et jah, raamatuid muidugi enam eriti ei austata, aga kui väga palju on viidud siin vabariigi all neid, ka mitte vabariigi algul anti välja neid raamatuid ju inimeste
poolt, kes olid ise nagu osalenud selles võitluses või olid uurinud seda ja tegelikult on lõpetanud niimoodi nagu kuskil utiliseerimisel. Raamatud kogud on palju lastud läbi häid raamatuid ühesõnaga, mis tegelikult oleks säilitada ja jagada kas või koolilastele tasuta, eks ole. Seda ei tehta. Ja see on väga kulub, jah. Ega tegelikult ju, kui me vaatame, siin tuleb ju neid ajaloolisi üllatusi igalt poolt, et kui tuhnid ja lähed, kui sa vaatad Vanagrami turule, siis võib tulla sellist üllatust, et kohe ei ole. Ja see, kes müüb, on venelane ja ei tea sellest mitte midagi. Aga kusjuures siit kandi fotosid olen mina saanud just peaaegu adasi Vanavarusturul. Ja 33. aasta Eesti lugemik kingiti mulle niisama, et nemad seda keelt nagu nii ei oska. Ja see oli kindlasti veel selles, nagu mina lugesin täna, selles kootitähestikus. Ega jah, rohkem nüüd praegu ta öelda, me oleme siis kahe tee vahel. Üks läheb siis Jääre peale ja teine läheb siis Tuuliku peale minev tee oli siis Sinimägedest tulevatel meestel viimane põgenemistee ja ega ausalt ütles väga julgelt kiviaedu ja neid ei nihutasid. Selge, parem, kasulikum on. Ei nali naljaks, aga kui ma leian 2 hektarit lepnikust, leian 63 Saksa sõjaväe kiivrit ja peoga veel välipudelid ja muid asju. Ja, siis on üle kraabi ka seal. Ei, no naabrimees hakkas võsa tegema, ümber laudamüüri võsa ära võtta, 2 kiivrit. Siis oli välja. Eks see lendas kõik metsa ja eks siis talud andsid oma nii palju riigid. Need, kas tulid siia poole või tulid lääne poole, ma tean, et osad, Saaremaa poole minek. No osa üritas. Jah, et meie kandis on see Kaljukiisk on olnud, kes tuli Karusele välja ja siis ka läksid ühte tallu ja ütlesid, et siit enam edasi ei lähe, panid oma riidud asjad, viskasid minema ja tsiviilid selga ja läksid tagasi. Et Kiisk on ju ka leegioni, ma teeks ta leegionis oli leegionimees, jah, vähemalt kahurite peal ta kuskil oli igal juhul. Ja samamoodi täna oli jutuks siin, et läks nagu, mingid mehed on teeninud kõigepealt Saksa sõjaväes, siis Vene sõjaväes on ja Kiisk läks ju ka ikkagi päris kaugele välja, ütleme niimoodi, oma ametipositsiooni pealt. On palju aega läinud, kui olin vabamaa. Nüüd metsavennana pean elama. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudes pean loobuma. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudes pean loobuma. On vaikne õhtutund, kõik teised näevad und, me ümber hulgume, meil vabadus. Siis sa mu neiuke, vaid kuulud minule ja tulevikule me mõtleme. Siis sa mu neiuke, vaid kuulud minule ja tulevikule me mõtleme. Aus õige eestlane, sa mõtle sellele, kus kallis kodumaa ja vabadus. Ja hoidku iga noor, kõrgel me trikoloor ja Kalevittemaa sa vabaks saa. Ja hoidku iga noor, kõrgel me trikoloor ja Kalevittemaa sa vabaks saa. Kui peaksin langema su eest mu isamaa, kas ausas võitluses või relvata, siis teadke sõbrad kõik, mu hinge viimne hõik, te kätte tasuge mu elu eest. Siis teadke sõbrad kõik, mu hinge viimne hõik, te kätte tasuge mu elu eest. On vaikne hommikul ja idast puhub tuul, mets tasa kohiseb, ta kutsub meid.
kui aga eestlane loon riigi endale, siis metsast välja tulla tahame. kui aga eestlane loon riigi endale, siis metsast välja tulla tahame. Seda tuleb arvestada. Vaenlane kord julgeb meie maale astuda, siis kohe võimsa rusika saab molju vastuda. kõik tiblad mutta tampida ei ole meil probleem, siis pruudi juurde vantsida nööp august krüsanteen. jah, pruudi juurde vantsida nööp august krüsanteen. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas head. kui põrgu väravas on mõnel mehel jalad alt, siis teistel aega kulub lihtsalt veidi pikemalt. kuid vääramatult nentida on loogiline tõik, et oma otsa leiavad siin vallutajad kõik. et oma otsa leiavad siin vallutajad kõik. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas head. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas head. ja kuigi emadel ei tule puudus silmaveest, me peame võitlema, sest nõnda ütleb süda sees. et igavesti endile peab jääma isamaa, kus vaprust hoida ülal eestikeelsel lauluga. ja vaprust hoida ülal eestikeelsel lauluga. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas head. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab me riik ja rahvas. ai tši-tši-tša, ja meil on vahvus, igavesti kestma peab